minu nimi on Maris ja selles videos näitan teile, kuidas valmistada suletavat kõrvarõnga haaki, kasutades taaskord hõbetatud traati, ümarotsalisi ja lõiketange. Nii, suletava kõrvarõnga haagi tegemiseks on mõistlik samuti kasutada 0,8 mm traati, sest 1 mm traat on nüüd selle konksu puhul natukene liiga jäme. Ja pikkuse poolest on nüüd selle suletava kõrvarõnga haagi tegemiseks vaja keskeltläbi 8 cm traati. Võite võtta ka 10 cm, siis teil tuleb lihtsalt suurem konks. Sest hästi populaarne Eestis on, et kasutatakse suuri konkse ja riputatakse sinna lihtsalt pisikene helmes otsa, näiteks pisikesed pärlid. Või ütleme selline 10 mm pärl. Nii et mina mõõdan siin 8 cm traati. Enam-vähem jälle, et ei pea olema nii millimeetri täpsusega. Et tähtis siis, et teil oleks täpselt ühe pikkused 2 traati. Nii. Meil on 2 traati olemas. Nüüd võib teha nii, et kui te teete, nüüd tahategi 2 ühesugust saada, mis võiks olla eesmärk kõrvarõngaste puhul, et te alustate oma tööd 2 traadiga üheaegselt. Nii tagate selle, et teil tulevad täpselt identsed kõrvarõnga haagid. Ehk siis meie võime teha praegu nii. Ma näitan teile, kuidas 2-ga teha ja samamoodi saab siis ka 1-ga teha. Et me jätame siit otsast umbes paar sentimeetrit traati. Näete siit poolt, eks. Ja painutame keskele kokku. Niimoodi. Nii. Edasi meil on vaja teha siia selline mõnus jõnks sisse, ehk siis me keerame tange natuke sisse poole ja tõmbame neid traate natuke väljapoole. Nii. Eks ju niiviisi. Ja teiselt poolt teeme samamoodi. Keerame tange natukene sisse poole. Nii. Ja vääname traati natuke väljapoole. Et meil tekib selline aas siia. Edasi, kui te tahate, te võite teha nüüd ühe kaupa, et seda kinnituskonksu siia teha. Paneme veel korraks tangid siia aasa sisse ja painutame selle lühema traadi niiviisi kõrvale sirgelt. Võtame tangid välja, paneme tangid jälle selle pisikese lühema traadi peale, jätame umbes, pool sentimeetrit või siis veel vähem. Ütleme natukene siit äärest eemale, võtame siit kinni ja võite nüüd painutada kas tangidega või siis võite ka teha näpuga on praegu lihtsam näidata. Painutate selle traadi siia taha. Sellest saab teie konks, kuhu taha hakkab see siis teine traat sulguma. Nii, pärast me lõikame selle kõik võrdseks. Samamoodi teeme nüüd ka teisega. Paneme tangid siia sisse. Tõmbame sirgelt siia kõrvale. Võtame täpselt sama kaugelt, mäletasime, et võtsime umbes nii kaugelt, kinni ja painutame traadi siia taha. Nii. Nüüd edasi võtate need 2 tööd jälle kätte, sest on suhteliselt ebamugav käes hoida, aga kuidagi moodi peab seda siin saama teha. Niiviisi. Ja nüüd mõistlik oleks tegelikult painutada neid traate natuke püstisemaks, sest me peame nüüd moodustama siia sellise suuremat sorti osa. Nii, painutame natuke püstisemaks. Ja nüüd on igaühe oma valik, kui suure pulga või toru või pliiatsi ta võtab endale, mille ümber seda ümarat vormi väänata. Mina võtan taaskord selle sama vormi. Niiviisi. Võite võib olla ka suurem, meil on ka päris suur koks, ma võin võtta ka selle suurema. Proovime selle suuremaga. Nii, võtate selle ja väänate siit ümbert selle traadi alla, niiviisi. Eks on niiviisi. Ja tähtis on veel painutada ta jällegi rohkem siia kaardu. Ja nüüd tuli selline paras paksmagu tegelikult, et me võime natukene selle peenema peal teda pressida kokku. Nii. Et need, mis poes müügil on, need on nüüd natuke sellised kitsamad kõrvarõnga haagid. Te võite ise nüüd valida, eks ju, et kas te tahate nii ümarat või tahate päris sellist kleenukest kitsast haaki teha. Aga eesmärk on siis see, et me toome selle konksu siit nüüd läbi. Nii. Lõikame natukene selle otsa lühemaks, ta on liiga pikk. Nii.
ja painutame õrnalt lapikute tangidega seda traadi otsa ülespoole. Ja taaskord võtame selle viilime otsa ilusti ümaraks. Nii. Ja võite ka jälgida seda, et ütleme see osa siin võib olla ka lühem. Ta ei pea olema nii pikk, et te võite teha sellega näiteks ütleme sellise pikkusega. Tähtis, et kui te nüüd kõrva panete, et teda oleks mugav sinna taha kinnitada. Siis see osa läheb ju kõrvast läbi. Kinnitate kohe siia taha selle haagi ja siia külge panete siis rippuma igasuguseid erinevaid helmeid. Ja samamoodi siis selle teise konksuga on mõistlik kõigepealt panna see siia taha. Lõigata natukene lühemaks. Painutada lapikute tangidega ots üles poole. Viilida ots ära. Nii. Ja tõesti tavalise liivapaberiga võite ka proovida, et sama töö teeb ära. Ja päris julged naised teevad nii, et nad ei viiligi ära, vaid torkavad kohe otse kõrva. Kui paar korda on seda teinud, siis on juba traat piisavalt ümar, et ei ole enam probleemi. Niimoodi. Hopsti. Ja valmis ongi sellised toredad kõrvaranga konksud.